Tere! Minu arust geniaalne mõte on sinna ekraan panna, sest alati muidu vaatad selja taha. Mina olen siis Helen Vihtol, täna siis Ralli kutsel siin hoopis turundusest rääkimas, et siiamaani juba üsna mitmeid aastaid saanud kogu aeg rääkida sellest, mis ma siis teen. Ja kuna tänane turundus 2025. aastal hõlmab endast üsna palju siis kaasabilisi AI valdkonnas, siis ma palusin oma heal kolleegil ChatGPT-l valmistada siis slaidi avakuva, et tee mulle palun maaturismi ettevõtja, naisterahvas, kes peab tegelema kõikide asjadega ja tuli selline Maret. Minu arust on ta Mareti nägu. Ja võtsin snitti siis Mihkel Nestori esitlusest, mis oli Visit Estonia infopäeval, et minu arust väga hea töövahend. Ja sinna alla selle nutikale turundusele ma panin ka hunt Greensilm ja 7 ametit, sest no ma ei tea, kas siin saalis on palju inimesi, kellel on nagu ekstra palgatud turundusjuht omal ettevõttesse, et nemad siis võivad võib-olla ära minna, et see ettekanne on rohkem mõeldud nendele inimestele, kes peavad ise kõike tegema. Nii. Ja siin on siis natuke minust, et ma siin ei hakka, kuna aeg on piiratud ja üsna kiirelt tuleb kapata üle kogu sellest teemast, siis tegin väikse valiku. Lühike CV on pildikujul, et eks ma olen nagu üsna pikalt selles valdkonnas sees olnud. Ma peaks ütlema, et lisaks siis külalislahkusele on ikkagi minu siis suurim oskus võib-olla jaekaubandust turundada, et see on pool elu olnud seal selles osas. Ja siis erinevate selliste maailma brändidega olen ka üsna pikka aega koostööd teinud ja täna ka siis jätsin sinna mõned kataloogid, kui keegi tahab endale tehnikat, siis mu käest saab seda ka. Ja külalislahkuse ekspert panin ise sinna alla, sest et see tundus nagu selline asi, mille pärast ma võib-olla viimasel ajal olen kõige rohkem siis tuntust saanud, et sellel teemal palju ka sõna võtnud, et meie külalislahkuse sektor on siis üks väike sektor suure südamega, kes siis tegelikult vajab sellist tuge minu arust kogu aeg. Nüüd minnes teemasse, et turundus ise on ju kindlasti rohkem kui need kaks teemat, mis ma siin täna nüüd korraks slaididena välja toon. Et mis on nagu teie arvates, võib täitsa vabalt öelda, kõige tähtsam kanal, mis turunduses on? Mida peaks siis tegema? Et kas keegi oskab mulle öelda? No sest et see tuli välja siit, eks. Et see suust suhu, ehk siis WOM inglise keeles nagu word of mouth, ma visualiseerisin endale Selveris selle šokolaadi, et see tundub nagu jumalast õige, et see suu on eestikeelne lühend, et Lahepere villa tegelikult selle turundusest üsna suure osa moodustab see suust suhu, ehk siis suu on ju. Meie kliendid reklaamisid meid rohkem kui mina kogu selle 4,5 aasta jooksul, mis ma restorani pidasin, pidin siis ise reklaami või siis turunduse jaoks vahendeid alla panema, et see enamus sellest tagasidest, mis me saime, oli autentne ja tänu sellele saime me selleks, kes me siis olime kuni siis sulgemiseni. Et ta on selles suhtes kõige parem kanal näitamaks, kas su toode on tasemel, näitamas, kas su teenindus on tasemel. Kui sa saad tagasiside kehva, mis iganes kujul, siis ilmselgelt sa teed midagi valesti. Et sa võid ise oma südames ju arvata, et see on kõige ägedam asi, mida sa teed, aga järelikult sul on kuskil midagi valesti tehtud. Kas siis see, mida sa arvad, ei ole su tootesse hästi ära kirjeldatud või siis su teenindus ei ole selline, et see klient sellest aru saaks, ehk siis, et ta edasi kannab seda mingil teisel kujul, kui sina oled seda arvanud. Ja sellest tagasisidest sa saad ka ennast kõige kiiremini kogu aeg kohandada. Et see on selline väga hea peegel igapäevaeluks, et kui see toimib, nii suust suhu reklaam või siis suust suhu rääkimine, et siis sul ongi kõik hästi, et siis sa pead arendama ennast mingites teistes kohtades rohkem, et sa ei pea nii palju kogu aeg võimlema. Et ma kohe järgmisel slaidil tulen ka selle juurde, et mis sa ennem pead tegema, aga see on üldiselt see kanal, mis tegelikult väikeettevõtjad, maaturismi ettevõtjad peaksid eelkõige arvesse võtma, et see on üks koht, kus kõige lihtsamini seda toote müüki teha, sest lõppkokkuvõttes ettevõtja ülesanne on ikkagi müüa oma toodet. Ja siis miks ta on, eks ju veel kõige parem turunduskanal ongi see, et sinu enda kliendid räägivad sinust. Nad on juba potentsiaalsed ostjad, kes tulevad selle jutu peale, et sa ei pea väga palju võimlema, et kas ta ostma hakkab, seepärast, et tema parim sõber on seda soovitanud, järelikult see on usaldusväärne, järelikult ma võiksin sellele oma raha kulutada.
viraalne potentsiaal on ülisuur, ehk siis tegelikult ma olen ise näinud, kuidas väga väike asi läheb levima nagu kulutuli positiivses mõttes, nii et sul ei ole üldse vaja ise sinna juurde midagi teha. Sinu ehedat tagasiside ei saa mitte keegi kopeerida, et konkurent saab su toodet kopeerida, saab su reklaamikampaania ära kopeerida, aga ta ei saa sinu kliendi kogemust nagu võtta ära, eks ju, et see on ikkagi see, mis on originaalne. Ja ta on kõige odavam, jah, et tõesti, kui vahendeid on vähe, siis ei ole mõtet kulutada suuri summasi mingitele klassikalistele või siis tänapäeva meediakanalitele, mis ei too tagasi seda ehedust, mida sul tegelikult vaja on, mida sa saad oma referentsina kasutada. Siis, miks on siis see sinu suurim jõud, eks ju, ongi, et ta peegeldab toodet, teenindust, kas sa oled tasemel, näitab, kas on vaja muutust või kohandamist, loob usaldust kogukonda, ja kõik on siis soodne võrreldes kõige muuga. Ennem kui see suu nii-öelda sinu jaoks tööle hakkab, on sul vaja ära kujundada oma toode. Et kui see toode ei ole selline, et su klient saab aru, mida sa pakud ja see klient, kes su juurde tuleb seda toodet tarbima, on see, kellele sa seda pakud, siis sul puudub tegelikult absoluutselt kontroll, mismoodi see edasi levib. Ehk siis see on ka selle suhu reklaami või turunduse kõige suurem nõrkus, et sa annad ainult lähteandmed ja mis edasi saab, on siis sinust üldse mitte olenev. Seal on nüüd näide meie nii-öelda klienditeekonna viimasest osast, ehk siis iga meie külaline sai kaasa sellise väikse müslipaki või granoolapaki, mis oli ka ühtlasi visiitkaart, mille said ka pressireiside ajakirjanikud kaasa. Ja ma ei ole seda ise välja mõtelnud, et see on ikkagi mujal maailmas keegi kuskil on seda ennem ka teinud, aga see oli see, mis jäi nii-öelda üles ka viimastesse siis storidesse, kus kliendid rääkisid ja viimse päevani tulid inimesed tagasi, ütlesid, et nad tahavad seda hommikusööki ja meie lugu seal juures oligi see, et see meie 5. käik, või 6. käik, isegi 5. käik oli sai, et siis te saate ka hommikusöögi, et hommikusöök on nii-öelda siis meie kulul. Ja käsitsi tehtud, mis on nagu tavaline, et loomulikult kõik, kes on nagu väikeettevõtted ja maaturismis teevad asju ise. Ehk siis ma kokkuvõtleks ütlekski, et mida hägusam on tootedisain, seda vähem kasu on siis sellest suhu turundusest, sellepärast, et see inimene, kes su juures käib, ei pruugi olla esiteks õige inimene, sellepärast, et sa ei ole oma sihtgrupile selles keeles rääkinud, nagu ta seda tahab, või siis su toode ei ole nii piisavalt kompaktselt ära kirjeldatud iseenda jaoks, et see on hägune. Ehk siis see on nüüd see koht, kus paljud lubavad rohkem, kui nad tegelikult teha saavad või suudavad pakkuda. Et ma olen nagu kogu aeg öelnud, et pigem paku vähem, olja ootused madalad, kui et sa üle lubad, sellepärast, et siis on see nii-öelda see halb kogemus tulema palju kiirem. Et meie juures ikkagi enamasti käidi ja siis öeldi, et issand, me oleks elu sees arvanud, et midagi sellist nagu on tulemas. Et peale Michelini soovituse saamist läks natukene nagu aega, et jälle tagasi see level allapoole tuua, et inimeste ootused oleks väiksemad. Et jah, pigem ärge lubage asju, mida ei saa, sest siis on see nii-öelda leviv info teie kohta tõenäolisem ja jõuab see inimene teieni, kes tegelikult ka peaks jõudma, kellele te olete oma toote valmis teinud. Nii, ja siis on teine teema. Seal on ka jälle üks Mareti tütar, et ei oskab hästi teha. Ka tänases maailmas on oluline olla digitaalselt nähtav. Siin eelkõnelejad ka rääkisid, et juba need kõik on omavahel nii seotud. Kui sind ei ole näha digitaalselt, siis sind tegelikult ei olegi olemas osade inimeste jaoks ja teiseks ühestki teisest tegevusest pole ka mingit kasu. Kui sa just ainult kogu aeg ei käi külalaatadel, kus kõik lihtsalt tulevad ja võtavad ja ostavad su asju, eks ju, et kui su tegevus ei nõua seda, et sa nagu väljaspoole enda oma kogukonda soovid midagi müüa. Ja siin on siis ütleme selline kõige lihtsam töövahend. Soovitan kõigil see endale ära teha nii-öelda enda ettevõtte kohta. Mismoodi siis täna sa oled digitaalselt nähtav muule maailmale, ükskõik kellele. Et näiteks ma ei olnud tükk aega teinud, ma ikkagi aeg-ajalt teen seda ka iseenda ettevõtetele.
Ja tuli näiteks välja, et ma ei olnud maha võtnud Visit Estonia portaalist restorani infot veel, polnud seda nagu meeles pidanud ja see siis ütleb sulle ära, millal või kus sa nii-öelda pead need asjad ära tegema. SEO oli pea mõne koha peal parandamata kodulehel, et kõik sellised pisiasjad, et iseenesest mina teen neid kõiki asju ise, mõne jaoks võib-olla mõned asjad lähevad tema oskustest välja, et siis neid on vaja kas siis mujalt vaadata või siis panna järjekorda, mis siis on see, mida tegelikult oleks kiiresti vaja ära teha. Ja ma tean, et tegelikult täna on pilt palju parem, kui siin oli 10 aastat tagasi, kus sa läksid kuhugi väiksesse, ma ei tea, Lõuna-Eestisse ja sa ei leidnudki Google Mapsist kohta, mis oleks avatud ja pakuks sulle süüa. Et täna on natuke parem olukord. Ja mis see ChatGPT, neid roboteid on teisi veel, eks ju, et kes millega nad on harjunud töötama, kindlasti soovitan nende maailma sisse piiluda ja hakata seda töövahendina kasutama, et ma ei tea, elu on ikkagi palju lihtsam just administratiivse poole pealt, et postituste teksti tõlk, et kas või see sama kodulehe tõlkimine, millest siin teised ka rääkisid, et ta oleks sul kas või landing page'ina olemas avalehena siis, eks ju, et sa saad info üles panna, et seda ei pea ise välja mõtlema, et selleks on see töövahend ikka imeliselt hea ja selliste kokkuvõtvate analüüside jaoks, mis annavad sulle kiire info, mis on kirjas või mis on nähtav. Et jah, kui on palju puuduseid ja palju asju vaja teha, et siis kõige olulisemad tugevused ja nõrkused tuleks siis sellest kokkuvõttest enda jaoks kirja panna, hakata nende parandamisega tööd tegema ja ka siis ajakohasena hoidmisega, nagu see minu puhul praegust on, et ma pean võtma siis maha mingid asjad. Meta, nii-öelda Instagram ja siis Facebook tuleks hoida ühes kohas, kõiki seda administreerida ühest kohast, oluliselt lihtsam. Samamoodi kõik tagasiside kohad, kui te olete 4 platvormil üleval, siis kõik 4 platvormil on vaja ka reviewdega tegeleda. Kindlasti soovitan nendega tegeleda, et see on nüüd see koht, kus seesama suus-suhu marketing kõige paremini töötab, et seal jääb maha jälg. Ja sealt tulevad ka siis uued kliendid, kui on see koht selline, mis on nii-öelda nende reviewde põhjal toimetatav. Ja võta alguses siis konkreetsemalt väiksemad sammud, millega saadakse hakkama, et ei ole mõtet liiga suurt tükki ammustada, sest et see kihti kuhjub ja ütleme, kogu see sellise digitaalse poole korda seadmine võtab ikkagi nagu süsteemset kaardistamist on vaja ennem. Et kui ettevõttes tegeleb sellega üks inimene, kes tegeleb kõige muuga ka, siis see võib nagu jääda natuke keeruliseks, aga ikkagi ma soovitan see nagu väga tõsiselt ette võtta. Ja siis seal teises tulbas on need tööriistad, millega saab tegeleda või mida saab kaasata. Google on üsna mõnusaks abivahendiks, kus asjad on integreeritud ja neid on nagu ühes kohas muutes, teises kohas samamoodi võimalik vaadata. Google Analytics aitab su veebisaidi ja sinu nähtavuse kohta palju infot anda. Uudiskirjad, kui on selline toode, kus klientuur on püsiv ja jätab maha enda andmed, siis kindlasti võiks neid teha, aga mitte siis spämmida, vaid et kui seal on mingi uudis künnist ületav info, siis seda võiks saata, on ju. Ja Canva on selline hea koht, kus saab lihtsaid kujundusi teha, et kui on juba see fotograaf tellitud koju oma ettevõttesse, siis kindlasti seda pildipanka hoida sellisena, et väga palju erinevaid võtteid oleks, et muidu lihtsalt kogu aeg ühte sama pilti tuleb näidata. Et jah, neid töövahendeid on veel ja tegelikult see oleneb nüüd igaühe oskustest, palju ta saab siis ise ära teha, palju peaks kuskilt mujalt tellima, aga üldiselt jah, ka kodulehtede üle haldamine on tänaseks nii lihtsaks tehtud, et kõik see info, kui see esmane kaardistus ära teha ChatGPT-ga, siis tuleb sealt välja, kus on vigane. Ehk siis sellega tuleks siis tööd teha. Ja tänu siis sellele, kuidas sa oled digitaalselt nähtav, ka meediakajastused muideks tulevad sinna, et näiteks üks nipp, kui sust on mingit pidi halb kajastus kuskil, siis organiseeri endast hea kajastus, sest Google näitab viimast. Ehk siis, et sa oleksid nagu positiivse infoga üleval pool ka oma enda uudistega. Et see selline nii-öelda natuke manipuleerimine on alati vajalik. Ja kõige siis selle, ütleme siis turunduse, nutika turunduse, väheste vahenditega turunduse aluseks on suhted, et ma ei oskaks öelda mitte midagi, mul ei oleks kuninganna külas käinud, kui mul ei oleks suhteid nende partneritega, kes siis neid asju organiseerivad, samamoodi Visit Estoniaga,
et kõik need FAM-reisid ja siis pressireisid, kes on käinud, et nendest on tegelikult ikkagi aastate jooksul väga palju kasu olnud. Kohalikud kohalikud kogukonnad, alaliidud, meedia, et see kõik on omavahel seotud ja mida rohkem sa oma suhteid väärtustad ka nii siis öeldakse väiksel tasandil, seda parem tegelikult on see kokkuvõttes sinu brändile ja siis sellele, mida sa teed ja mis toodet sa müüd. Ja siia lõppu veel niisugune 2 sellist üsna sellist selget lauset, ehk siis VOM või siis suust suhu marketing on su peegel. Ta näitab, kas sa oled tasemel, kui sust räägitakse hästi, kui sust üldse räägitakse, sa teed midagi õigesti ja digitaalne nähtavus on sinu uks, eks ju, et kui sind ei nähta, ei tulegi keegi sulle sisse sinna sinu juurde, sinu toodet tarbima. Et need 2 ma siis täna tooksin välja, et kindlasti on palju asju veel, et millega tuleb tegeleda igapäevaselt. Aga need on nüüd niisugused asjad, mida saab väheste vahenditega ise ära teha. Et kui sul on tõesti vähe käsi ja vähe päid, kes seda tööd peaks tegema. Nii. Ja siin on mingid kontaktid, et kui keegi tahab minuga ühendust võtta, siis Lahepere villasse saab endiselt ööbima tulla ja mõne aja pärast avaldame ka siis, kuidas süüma saab uuesti tulla. Et see päris surnud ei ole see koht tegelikult. Aitäh!